Tere, mina olen Kristi Rahm ja täna me püüame luuletusele lisada koos otsingumootori abil uusi vahvaid pilte. Mul on selleks siin üks tore luuletus, Saksa rahvalaul aastaajad ja me püüame siis aastaaja pilte otsida ja neid siia luuletusele juurde lisada, et oleks toredam luuletust lugeda. Selleks avan ma siis kõigepealt oma veebilehitse ja panen sinna aadressi google.com ja siis avaneb mul selline Google'i otsingumootor. Siia sisestan siis otsingusõna suvi, sest mul kevade pilt on juba olemas ja panen enter. Nii, nüüd ta annab mul igasuguseid asju, mind huvitab pildi kategooria, valin siit pildid ja luuletuses olid read marjade kohta, seepärast mulle juba meeldib kohe see pilt, klõpsan selle peale. Nüüd teen hiirega parem klõpsu, võtan siit copy image või kopeeri pilt, kui sul on eestikeelne menüü. Lähen uuesti oma tekstifaili, mul on juba kursor õige koha peale viidud, teen siin siis parema klõpsu ja panen siit paste või asette. Nüüd tuli see pilt siia luuletuse jaoks natuke liiga suur minu jaoks. Nüüd teen ta nurgast väiksemaks. Siin on väga oluline, et te teete seda just nimelt nurgast, sest muidu läheb pilt oma kujult hoopis teiseks, kui ta peab ja ei ole enam üldse selline, nagu peab. Nüüd igal pildil on alati autor, kui ma ei ole seda just ise teinud ja nüüd ma pean tegelikult otsima siit ka kohe selle pildi lingi, sest see on viisakas viidata, kust ma selle pildi sain, kui see ei ole minu tehtud. Nii, teen siin parem klõpsu. Nüüd võtan kopeeri pildi aadress või copy image address ja lähen uuesti oma tekstifaili juurde. Liigun kursori, panen siia pildi alla ja nüüd on mul võimalus kas Ctrl-V klahvi kombinatsioon vajutada või siis panna uuesti parem klõps ja asetta. Ja nüüd mul tuli siia see link. Ja kui ma nüüd korra veel tühiku klahvi vajutan, siis ta läheb aktiivseks lingiks ka. Nüüd see link ei pea mul all olema nii suures tekstis. Sellepärast ma teen fondi nüüd väiksemaks. Oluline on see, et ma olen selle lingi siia pannud ja näitan, et ma olen selle pildi internetist võtnud ja selle autor on keegi teine. Nii, ja samamoodi saab siis lisada siia ka pilte sügise ja talve kohta. Nüüd ma tahan näidata teile veel ka seda, et kui me klassis kasutame pilte, siis ma võin tõesti, piisab sellest, kui ma võtan pildi ja panen talle lingi, aga kui ma tahan oma tööd näidata kusagil või esitada selle mõnele konkursile, siis ma pean tegelikult kasutama juba palju põhjalikumaid tööriistasid. Võtan siit tööriistad ja siis on siin selline rubriik nagu kasutusõigused. See tähendab, et autor määrab alati oma pildile ka õigused, kuidas seda kasutada. Ja siin on siis võimalik valida selline litsents oma pildile, et seda saaksid teised kasutada. Kas nad siis võivad lihtsalt kasutada seda, võivad nad siis kasutada seda nii, et nad sellega ei püüa raha teenida, ehk siis mitte äriliseks taaskasutamiseks, muudetud kujul, või siis lihtsalt taaskasutamiseks, aga nii, et muuta ei tohi. Nii et siit saab siis valida sobiva selle. Nii et kui mina näiteks tahaksin praegu teistele õpilastele jagada kusagil seda pilti ja ma selle eest raha kindlasti ei teeni, siis ma võin valida näiteks selle mitte äriliseks taaskasutamiseks, aga kui ma tahan teda muuta ka, siis ma võtan selle. Ja nüüd mul ei valik kohe palju väiksemaks. Üks asi veel, mis selle otsingumootoriga on, et teinekord eestikeelsete sõnadega otsides on valikud väiksemad, kasutades ingliskeelseid sõnu, näiteks suvi, ma panen siin praegu summer, siis on mul valikud palju suuremad. Nii et toredat piltide otsimist ja katsetamist ja kindlasti, kui sa nüüd oled omal pildid siia luuletusele ära pannud, siis kindlasti salvesta ka oma töö alati ära. Nii toredat katsetamist kõigile!